Sten-Erik Laadre minu kõrval, tervist! Tervist! Igi jookseb, tulid otse trennist? Absoluutselt, mõnus trenn selja taga. Kui tihti sa trennis käid? Ma üritan käia nagu esmaspäevast reedena, tihtipeale pigem piirdub siuke 3 päevaga nädalas. Et kuidas kunagi, mõni nädal jõuan ilusti, mõni nädal jääb 3 peale. No 3 korraga nädalas, aga siiski astud ka puuri ja võistled ja võtad võitlusest osa. Kas seda natuke vähe ei ole? Absoluutselt, aga enne võistlus kindlasti läheb see nii-öelda treening periood siis natuke intensiivsemaks ka, et siis ikka jõuame iga päev kohale. No sa olid puuris ka klass 4. ja nüüd oled võtnud vastu otsuse ka klass 5. On sul vastane juba olemas? Ei tea veel, kusjuures tuleb, kes tuleb. Elame näeme, et valmistume rahulikult ja kui päev kätte jõuab, siis teeme tööd. Kuidas sinu teekond võitlusspordi juurde algas? 18 piiril siuke jube tihedasti oli mingeid joomisi ja siukseid asju, et kuskimaalt jäin autolubadest ilma, siis oli siuke periood pool aastat, kus iga nädalavahetus oli lihtsalt pudeli kallistamine ja oli kuskimaalt. Hakkasin lihtsalt väljas hästi palju kaklustesse sattuma, mõtlesin, et miks mitte puuris proovida. Tulin, panin ennast trenni kirja, esialgu panin koos ühe sõbraga. Sõber nii-öelda vajus ära siin mingi aja peale ja mina jäin ja siiani ma siin olen praeguseks juba 5 aasta. 5 aasta. No mida see võitlussport su elus muutis? No lisaks sellele, et nüüd sa ei käi väljas sellisel kujul ja kaklustesse satud või mitte? Ja ei, väljas ma kaklustesse kindlasti ei ole sattunud viimase 5 aasta jooksul ja mis ta muutnud on? Noh, ütleme nii, et mu nii-öelda suhtlusringkond on oluliselt kokku tõmmanud. Mul on heal juhul trenniväliselt paar inimest, kellega ma suhtlen ja tunnen, et rohkem polegi vaja. Kogu sotsiaalne elu saab elatud nii siin kui sõprade ringis ja see on kõik, mis vaja. Ja noh, alkoholi tarbimises ka praktiliselt tänaseks päevaks ma peaaegu et üldse ei tarbi, et ongi mõned suuremad tähtpäevad, aga kogu lugu. Isegi sauna lähen alkoholi vabalega. No ma üldse ei taha sind peale trenni väsitada, aga ma väga tahan sinu mõtteid teada selles osas, et mis su sisemaailmas muutus. Me näeme võitlusspordis seda, mis toimub puuris ja ringis ja me näeme need, kes jõuavad tippu, siis nad räägivad sellest distsipliinist ja enesekindluse tõusust. Aga mida veel? No, distsipliin oli süge esimesel 2 aastal väga korralik, siis tuli väike tööots vahele ja tänu sellele distsipliin natuke kukkus. Aga ma julgen väita, et see võitlussport on mind oluliselt rahulikumaks teinud. Et enne siia saali tulekut ma olin süge korralik närvihaige lihtsalt, et ei olnud väga palju vaja, et mind seal räuskama ja lollusid tegema saada. Et praegult ma julgen väita, et suudan olla süge rahulik ja kalkuleeritud, et kui löökide näkku vastu võtmine ja selles osas rahulik olemine ei ole nagu seda asja näitab, siis ma ei tea, mis on. Kommenteeri natukene klassi ka ja kogu seda korraldust, et sa olid eelmine kord puuris, sa küll väljusid kaotajana, aga väga väärika kaotajana. Ma imetlen seda võitlussportlaste juures, et valdavalt nad oskavad ka kaotada, sellest võiks kogu ühiskond õppida. Aga üldisest korraldusest ja tasemest, miks võiks tulla klass 5-le? Ei, üldine korraldus väga mõnus selles suhtes, et koostööd sujusid ilusti. Kõik, mis oli vaja lahendati ilusti ära. Et näiteks, kui me taharuumi läksime, siis meil Kaaniniga olid ühed kindad vahetusse läinud. Mul oli äkki 2 paremat kätt, tal oli 2 vasakut kätt. Ütlesime Mihklile ja kiirelt sai asi lahendatud, et poisid tegelesid päris ilusti. Ja korralduse poole pealt ka kõik soojendusalad, asjad, kõik ilusti olemas, teadsid täpselt, kus millal olema pead ja väga super. Julgen väita, et oluliselt parem tundus, kui on olnud siiani nagu kõik need eelnevad korrad. Mina ikkagi tahan lõpetuseks teada ka, miks sa sinna puuri ronida. Mis sind sinna viib? Mis viib ühe noore mehe teise mehega vastamisi sinna puuri? Tead, tänaseks päevaks ma võin öelda, et see kinda on juba sõltuvus. Ongi, sul tekib mingi pikem paus sisse ja sa vaatad mingit vana video järgi ja siis mõtled seal, et tahaks ka. No võt, mina seda ei tahaks, aga seal puuri ääres ma olen kindlasti kohal kõikidele nendele noortele vapratele meestele ja naistele kaasa elamas ja minu lugupidamine, aitäh ja näeme oktoobris.